Tervist, mina olen Tõnis Helme, ES5 Tango Fox kutsung. Räägin teile siis kah satelliitidest, aga nüüd võib-olla sellises võtmes, et kuidas te ise igapäevaselt hobikorras saate satelliitide kaudu sidet pidada. Et millised võimalused meil tänapäeval selleks olemas on ja mida tulevikus võib-olla ka saab. Ja kuidas, natukene ka sellest, kuidas seda teha. Aga see saab olema üsna kiire ülevaade. Olulised mõisted, et millest küll see rääkida, siis tuleb kõigepealt kokku leppida sellest nendes mõistetes, millest me räägime. Jah, mis meil seal taevas praegult olemas on, mis tulevad, kust kohast infot saab kõigi nende nii tehnika, satelliitide endi, kui ka siis tööviiside ja nii edasi kohta. Ja vaatame siis uplink ja downlink inglise keeles, et see on siis saatesagedus ja vastuvõtusagedus. Satelliitel on, enamasti on kaks seda võimalikku sagedusala, osadel satelliitel on ka palju, vahel neid lülitatakse erinevate siis sagedusalade vahel. Kes teist on kuulnud satelliidist AO51, seal oli päris selline graafik, et nendel päevadel on selline töörežiim, nendel päevadel on teine ja see muutus niimoodi siis ütleme kuu või natuke pikema perioodi jooksul. Ja neil on olemas ka terve ports siis tähiseid nendel, et kui vaadata nende satelliitide kohta infot, et siis, mis U ja V on näiteks kõige levinumad, et U on siis 70 cm ja V nagu see UHF ja VHF, siis V on siis 2 meetrit. Eraldi tähised on ka 29 MHz jaoks, 23 ja kõigi nende teiste jaoks. Nüüd on satelliitide pardal on üldiselt kahte tüüpi raadiovarustust, et osad on nagu repeaterid, nagu maapealsed FM repeaterid põhimõtteliselt ja lineaartransponderid, mis on siis piltlikult öeldes nagu paljukanalilised või ütleme ilma kanaliteta sellised suurema läbilaskeribaga vastuvõtjad ja saatjad. Nüüd satelliitide puhul üks hästi oluline asi on see, et satelliitide puhul on vaja teada, kus kohas satelliit taevas asuvad hetkel. Selleks on vaja teada nende orbiidi parameetreid, siis vaatleja või raadioamatööri asukohta ja kellaaega. Selle põhjal on välja võimalik siis arvutada orbiidi parameetrist, kus kohas satelliit mingisugusel ajal taevas näha on. Ja lisaks siis ka vastav Dopleri nihe. Ja see TLE on üks siis selline formaat, mis kirjeldab satelliidi orbiidi parameetreid, kus on kogu vajalik info olemas ja võiks arvata, et kui siis on satelliit saadetakse kosmosesse, siis saad kuskilt TLE-d ja siis kasutad neid, et nullindas lähenduses jah on niimoodi, näiteks kestkõb ühel 670 km kõrgusel, see orbiit muutub väga aeglaselt, aga siiski ta muutub, nii et need TLE-d aeguvad. Mingisuguse näiteks kuu aja pärast enamikel nendel satelliitel TLE-d pole piisavalt täpsed ja satelliit tuleb enamasti kas hiljem meile nähtavusse. Siis on neid vaja uuendada ja valdavalt osalt jagab TLE-sid NASA maailmale, et USA kaitseringkonnad ja koostöös NASA-ga pakuvad kõigile põhimõtteliselt kosmoseprügitükkidele nii edasi orbiidi siis parameetreid, sealhulgas mitte prügistunud satelliitidele. Siis ülelend on põhimõtteliselt siis võiks arvata või niimoodi lihtsalt öelda, et ühes kohas nähtav, kui satelliit tõuseb üle horisondi, see on see AOS, ajahetk, see on acquisition of signal ja LOS on siis loss of signal, kui satelliit looja läheb. Seal oluline see on veel ka see, et kui kõrgele ta horisondi kõrgele kohale see satelliit tõuseb,
et on osad ülelennud, kus satelliit tuleb ainult võib-olla 1 kraadi üle horisondi meie jaoks, on sellised, kus ta tuleb üle seniidi, on sellised, kus liigutakse siis, kuidas ma siis ütlen, seniidi ja põhja, seniit on siis see pea kohal olev punkt, eks, seniidi ja põhjasuuna vahelt läbi, et kui kasutada antennipöörajaid, siis on see oluline, et antennipööret tihtipeale ei suuda rohkem pöörata kui ainult ühe täisringi, nii et siis sellest seniidi ja põhjasuunast üleminekuks tuleks antenni keerata piltlikult öeldes 360 kraadi ja need ei käi hetkeliselt. Ja kaugus muidugi siis ka, eks, aga kaugus on enamasti üksüheses seoses või mitte üksühes, aga lihtsas seoses satelliidi kõrgusega, et mida madalamal on satelliit horisondi kohal, seda kaugemal on satelliit meist, seda nõrgem on tema signaal, seda suuremad on igasugused häired, mis tekivad atmosfääris. Mida kõrgem sagedus, seda rohkem häireid. Dopleri nihe on siis see, et satelliit liigub kogu aeg meie suhtes. Geostatsionaarsed satelliidid on maakera ühe punkti kohal paigal, seal Dopleri nihet sisuliselt, ütleme jah, seal ei ole Dopleri nihet praktiliselt. Tegelikult nad, kui astronoomiliste vahenditega vaadelda geostatsionaarseid satelliite, siis nad natukene sõidavad tähtede taustal niimoodi edasi-tagasi, nii et nad päris ideaalselt, perfektselt paigas ei ole ja sealt tuleb hästi pisike Dopleri nihega sisse, aga üliväike. Aga nendel tavapärastel maalähedastel orbiitil olevatel satelliitil on Dopleri nihked, sõltuvalt lainealast, see on siis korreleerub lineaarselt siis sagedusega, et 2 meetri lainealas nii rusikareegel, et pluss-miinus 3,5 kilohertsi, 70 sentimeetri peal siis 3 korda rohkem. Ja me tal siis pluss-miinus 10 kilohertsi ja mida kõrgematele lainealadel minna, seda suurem. Et selle 5 gigahertsi peal on juba tükmad rohkem ja see on oluline väljakutse, et kuidas satelliidi signaali jälgida just selle või kompenseerida Dopleri nihke suhtes. Ja see tähendab ka seda, et need orbiidi parameetrid mõjutavad seda korrektsiooni üheselt, et kui orbiidi parameetrid ei ole õiged, siis korrektsioon saab vale olema. Nüüd näitena natukene üks väljavõte ühelt veebilehelt, kus on amatöörsatelliite transponderite või siis nende raadiosaatjate vastuvõtte ja saateribade andmebaas. Erinevad satelliidid, Fuji Oscar FO29 on, näete, siin on 435,800 ja siin on 900, et see on 100 kilohertsi on siis see transponderi laius mis on päris kõva sõna, et kui te mõtlete nüüd 12 meetri laineala peale, siis minu meelest see on sama või? Circa nagu see või isegi 17 meetrit on veel vähemgi, eks? Jah, et suurusjärk on sama. Nüüd AO7, mis on üldse maailmas kõige vanem elus olev satelliit, mis vahepeal suri ära ja ärkas uuesti elule tagasi, et on 70. aastatel orbiidile saadetud satelliit. Sellel on kaks režiimi, nagu ma ütlesin, et on 2 transponderit peal, kus siis on see saate pool, ehk see uplink, on 2 meetri lainealas ja vastuvõtt on 10 meetri lainealas. Seal on satelliidi riba on täitsa olemas. Ja siis on, 70 on siis teine režiim, mis on mode B või režiim B, kus siis saate, see on 70 sentimeetri lainealas vist võib öelda. Ja vastuvõtt on siis 2 meetri lainealas. Ja siis võrdluseks on siin üks FM-satelliit SO50, mis on võib-olla kõige tuntum mõnes mõttes isegi tänapäeval, kus siis on põhimõtteliselt üks FM-i kanal, on kogu see riba. Et need kriipsud on siin igal pool sageduse mõttes peaks olema sama laiad. Nii et siis võib mõelda, et siia saaks nagu, ma ei tea, 5 kanalit panna või 4 kanalit panna. Nii. Ja siis üks loetelu, see ei ole võib-olla päris lõpuni ammendav.
siin on mõni satelliit, mis on niisugune nii-öelda küsimärkidega asendused, et mis on praegult aktiivselt olemas. On olemas SO50, mida ma viimati just mainisin, mis on tõenäoliselt praegult kõige lihtsamini töötatav FM lainala satelliit, siis FM repeater. Ja selle asenduseks, teemde selle asenduseks, aga AO51, mis oli ka põhiliselt FM režiimis töötas, selle asenduseks tehti siis Fox 1 satelliit, mis hiljem sai nimeks Fox 1A, sest neid oli terve perekond tulemas. Ja Oscar on siis AO85 nimi, Oscari number või nii-öelda. Seda on palju reklaamitud, väidetavalt pidi sellega saama sidet pidada ka lihtsalt käsijaamaga, võib-olla mitte päris selle pisikese antennijupiga, aga kasutades nii-öelda tavaantenni. Ja võib-olla nendes kohtades, kus ta üle pea täpselt tuleb, on see isegi võimalik, et kui on niisugune natuke pikem piits seal antenniks, siis saab sellega ka sidet. Siis on hiinlaste satelliit Lilaksat 2. Mina olen õnnestunud ühe korra, on mul õnnestunud selle repeateri pealt sidet saada, aga see oli kohutavalt tugeva signaaliga ja edasi. Väga hea signaaliga satelliit, aga see on mingisuguse omapärase graafiku järgi on see kasutusel ja mul on ainult ühe korra õnnestunud tabada seda. Et seal on mingitel kindlatel nädalapäevadel ja tegelikult vist on see ainult pooldada, et tegelikult on veel harvemini. Siis on ISS. See on niisugune asi, mida mina olen jahtinud ja kunagi ei ole õnneks läinud. Vahel harva on ISS-i pardal ka radioaktiivsed astronaudid, kes siis tegelikult kasutavad seda amatöörraadio varustust, et maa peale sidet pidada. Neil on seal tihe graafik ja nii edasi, aga kes leiavad selle aja või neil on huvi seda teha, kui kutsungid on paljudel. Aga minul endal ei ole õnneks läinud saada sidet. Ja nüüd on veel üks hiinlane, BY70, mis ülehomme ilmselt alla kukub. Nii et teil on veel täna, homme on võimalus sidet pidada üle selle satelliidi. Kukkus alla, jah. Et see start ebaõnnestus ja satelliit läks valele orbiidile ja orbiit oli selliste parameetritega, et tema see perige ehk maale lähim punkt oli maale niivõrd lähedal, et iga orbiidiga ta järjest tuli allapoole ja need on tõesti järgmise mõne päeva küsimus, kui ta siis ära põleb. Kuskil detsembrikuust saati üles asi. Ja nüüd on neid lineaartransponderiga satelliite. Neid on tegelikult rohkem, et ridasid on enam sama palju, aga siin ühe rea peal on neid nagu mitu. See on jälle üks ports hiinlasi. Hiinlaste tehtud satelliite, korraga nemad lasti ülesse, nad on kõik niimoodi, nende sagedusalad lähevad nii-öelda järjest, et nad ei kattu. Taevas nad lendavad kah järjest, et üks tõuseb üle horisondi, siis kui hakkab ta loojab, tuleb järgmine ja siis jälle järgmine, et siukeste ridadena nad tulevad. Nüüd palju reklaamitud on AO73, siis Fangjob 1, see on siis inglaste nii-öelda väljaleidus, see on haridussatelliit tegelikult, mis on nagu koolihariduse jaoks disainitud, aga seal on ka siis amatöörraadio transponder peal, siis lineaartransponder. Amatööride kasutuses on ta pimedas, kui satelliit on pimed, ei ole päikese käes, siis ta lülitab sellesse amatöörraadio režiimi või nädalavahetusel, et eile õhtul ta just lülitati jälle. Niimoodi, et saab selle vahendusel sidet pidada. Ja see UQB 1 on siis sarnane. Et need on kaks nii-öelda ühe perekonna satelliiti. LO87 on siis Argentiina satelliit, mis on meie jaoks on nagu kasutatav, et on Euroopa kohal on tema transponder sisse lülitatud. Muidu on väljas. Ja EO79, mis on ühe suure satelliite konstellatsiooni nii-öelda osaline, mis siis on natukene ebaõnnestunud selles mõttes, et tema töötab 27 minutit
peale pimendusest välja tulemist ja siis enam tema ei tööta, see transponder. Noh ja nimelt, jah, AO7 FO29, mille transponderite nii-öelda pilte me näitasime, et ilmselt see FO29 on parim amatöörraadio satelliit hetkel üldse, et praegusel hetkel. Pikalt on meil nähtav. Ta on, miks ma ütlen parim? Parim on selles mõttes, et ta on tugeva signaaliga, et teda on kuulda ka horisondi kohal. Kui satelliit on horisondi kohal, siis tähendab seda, et sellega on võimalik kaugele sidet pidada sellel hetkel, kui ta on horisondi kohal. Ja need 2 satelliiti, selle kõrgus maapinnast on 1400 kilomeetrit ja FO29 on umbes 1200 kilomeetrit, ta on natuke elliptiline orbiit. Nii et tegelikult need on need 2 satelliiti, millega on võimalik Põhja-Ameerikat töötada näiteks või USA-d ütleme. Et ükski nendest teistest, kõik need ülejäänud satelliidid on väga madalatel orbiitidel, alates siis sellest, mis on umbes 200 kilomeetrit hetkel või isegi vähem ilmselt juba, Perige ISS, mis on seal kuskil allpool 400 ja need ülejäänud kõik on 500 kuni 700 kilomeetrit. Et lihtsalt see nähtavusala on niivõrd pisikene, et me saame Euroopat ja meie ümbritsevad seda, me saame ka Kanada neid osa alati kätte, kus mitte keegi ei ela peale jääkarude. Aga see ei ole huvitav. Aga siis on tulevikus on siit sellest nimekirjast jäi välja paar satelliiti, mis olid digitaalsed ja satelliid on veel eraldi olemas. Aga on olemas PõHSat või PISat 2, mis nüüd peaks selle aasta kevadel minema, ja siis BRICSat ka. Need on siis paketside satelliidid. Aga see on huvitav satelliit, et see on PPSK satelliit veel. Et saadetakse 10 meetri peal PPSK-d ja seda kuulata 2 meetri peal FM lainealas. Nii et tavalisest lühilaine transiiveriga ja käsijaamaga on põhimõtteliselt seda satelliite võimalik vastu võtta. Ja PPSK sidesid pidada. Ja nagu ma ütlesin, neid Fox satelliite, terve posu tulemas, osad on nendest FM repeaterid sarnaselt nagu see AO85 või Fox 1A, aga siis on ka lineaartransponderiga STR-i põhised lineaartranspoderid. ESEO, mille peale siin majas tehakse kaameraid, sellel saab olema samamoodi selline 23 sentimeetri ülessaatega ja 2 meetri vastuvõtuga FM repeater. Ja täna Karmo räägib meile veel ühest palju veel edevamast satelliidist, mille vastuvõtusagedused on väga kõrgetel sagedustel juba. Ja see viimane on see, et kui nad tulevad, siis öeldakse, et nüüd lähevad. Et enamasti see info levib tagasihoidlikult. Kui palju need millised hiinlaste satelliit tulevad. Aga nüüd ma ei tahaks sellel osal hästi väga pikalt peatuda. Pealegi ma olen seda osaliselt rääkinud siin mõni aasta tagasi. Aga kui te tahate ise seda sidet pidada, siis käsijaamaga põhimõtteliselt on võimalik ja meil on Eestis raadioamatööre küll, kes käsijaamaga ja piitsantenniga satelliitsidesid peavad. Ka mõned, kes siis panevad käsijaamale külge jagi, niisuguse pisikese käes hoitava jagi ja saab väga hästi sidet pidada. Võib ka mitut käsijaama panna, et 2 meetri jaoks üks ja 70 sentimeetri jaoks teine on full duplex. Need odavamad Hiina raadiod täitsa töötavad sellel otstarbel ja saab neid nii-öelda päris edukalt prookida. Universaalsem on siis selline transiiver, kus on SSB režiim olemas. On olemas ka spetsiifilisemalt siis satelliitsidedeks mõeldud raadiod. Pildi peal tuleb ka. Ja samamoodi ka siis STR-id, et kas on sama RTL dongle või mingisugused muud STR vastuvõtjad, mis seal lainealas töötavad, et kasutada neid vastuvõtuks näiteks. Et sa näed kogu seda reiba ja sa saad visuaalselt, leiad oma saatma nii-öelda alla tuleva signaali üles, saad seda paralleelselt kuulata, full duplexis jällegi. Ja see teeb nagu elu palju mugavamaks. Ja veel rohkem teeb muidugi mugavamaks siis, kui on kogu see kremper on arvutiga juhitav. Siuke argav antenn, mida
ES2 ADF on näidanud erinevatel kokkutulekutel, suvistel kokkutulekutel ja eelmisel ma isegi nägin, või kuulsin, kuidas ta sidet pidas sellisega, et see kenasti sai SO50 kaudu. Niisuguse lihtsa pööre küljes, nagu meil on ka ülikooli füüsikahoone katusel ja kas siis ristjagid või võib ka lineaarsega ja ristjagi on natukene parem ringorganisatsiooniga. See on seal vanas tudengisatelliidi nagu ülikooli füüsikahoone katusel, kuidas see välja nägi, see antennistäkk. Võib praegusel ajal näeta sarnane välja, aga teises kohas lihtsalt. Niisugused levinevad pillid, millega sidet pidada. See on meil siin majas olemas, see on füüsikahoones ja see on ka meil füüsikahoones. Niisugused hoolmode pillid, kaks tükki tegelikult. Ega nad odavad ei ole muidugi, seda tuleb öelda. Aga ma arvan, et on väga palju kallimaid transceivereid olemas veel. Aga saab ka sellisel kujul, et võtta lihtsalt kaks sellist asja, neid vist küll enam ei toodeta juba mõni aeg, aga võib-olla kuskilt järelturult leiab neid, et 10-vatise väljendvõimsusega peaks olema. Ja kaks sellist SSB transceiverit paralleelis kasutada või kasutada ühte ja teise asemel STR-i, kui on arvuti või tahvelarvuti või midagi olemas. Ja see on siis see kõige lihtsam, eks, et käsijaam ja lihtsalt selle antenni küljes. Nüüd, see on nüüd hästi kiire juhend siis, et kõigepealt muidugi tuleb teada, et kus kohas see satelliit üle lendab, ilma kaaret umbes või need suunad, kust kohast käsijaamaga on lihtne või see käsiantenniga, et suunad ja otsid, kus kohas signaal kõige tugevam on, seal kus ta kõige tugevam on, see ongi õige suund siis. Oluline on see, et jagi tuleb suunata satelliidile, aga see piits antenn, seda kui satelliidi peale pöörad, see on signaali miinimum ja sellest pole nagu suurt torku, siis ta tuleb, niisugune optimaalne suund on siis risti satelliidi vaatesuunaga. Aga see on nüüd minu jaoks hea küsimus, et mis koha pealt risti, et kas niimoodi risti või niimoodi risti, eks, et seda peate ise proovima. Enamasti kasutatakse allapoole. On veel trikid, et minnakse suure liiklusmärgi juurde, mis on sobivas asendis ja et see liiklusmärk toimib peeglina. On nagu suur reflektor sellele piitsale, et ta annab natukene juurde. Ja nendele FM-satelliitidel pöörajaga on lihtne, eks, et kas arvuti suunab antenni õigesse kohta või käsitsi suudad siis koordinaatide põhjal, mitte koordinaatide, aga asimoodi ja kõrguse põhjal sõita satelliidi peale ja hoida siis antenni satelliidi peale. Kui nüüd see Dopleri kompensatsiooni teha, siis FM-satelliitil on suhteliselt lihtne, et on võimalik ära programmeerida mõned mälud, 5-7 mälu, siis mis kellaajal, ütleme, need Dopleri nihke muutused on regulaarsed, igal ülelennul on nad suhteliselt sarnased. Et tuleb lihtsalt teine mälupesa valida ja siis on teine saate sagedus või teine kuulamise sagedus ja kuuled jälle hästi, et kui see saade vastuvõtt triivib sellest õigest sagedusalast välja. Ja lineaartransponderitega, see on niisugune väga see kõige viimane lause seal, et see kõige õigem on see, et kui kompenseerida nii vastuvõttu kui saate sagedust. Et siis on võimalik satelliittransponderi suhtes olla ühel sagedusel paigal ja on võimalik ka öelda, et kui kokku leppida sidet, et ma olen sellel sagedusel. Et proovime sidet pidada, et ma olen sellel sagedusel, siis saad öelda siukse asja. Muidu need ujuvad signaalid pikki transponderid. Aga kui arvutiga juhtimist ei ole ja võib-olla see on harjutamise asi ka, et saab ka selliselt, et enamasti siis kõrgemat sagedust kompenseerida. Et seda, mis kiiremini muutub, selle Doplerit kompenseerida, siis madalamal sellel on see muutus vastavalt ka väiksem ja triiv on aeglane. Et
SDR-iga võib vastu võtta, nagu ma ütlesin, et kõige lihtsam, et hõikad ja siis kohe näed, et kus kohas sinu oma signaal tuleb sinna selle waterfalli peale, klikad oma vastuvõttu sinna ja ongi käes. Ja kui ta siis ära triivib Dopleri suhtes, siis sa saad alati järgi sõita. Üks olulisi asju on, et enda signaali tasuks kuulda. Et see on selle full duplex raadiote suur eelis, et kui sa ise räägid, siis sa kuuled oma signaali satelliidi pealt tagasi ja kui sa seda ei kuule, siis on nagu võib-olla probleem, kas ei ole õige aeg, ei ole õige koht, suund, ei ole õige sagedus või mingisugused tehnilised probleemid. Ja võib juhtuda, et tehakse lihtsalt satelliidi peale suurt müra, eriti FM repeaterite peal, et see repeater on lugus, aga ise sa oma signaali ei kuule ja aru ei saa, et miks ei vastata. Juhtub kõigil, minul omal ka juhtub ikka vahel. Mis asi? Üsna väike on. Enamasti on niimoodi, et 300 kilomeetrit on on 1 millisekund. Et mõni millisekund pluss siis see, kui palju satelliidi pardal seda signaali viivis tuleb. Ja nii FM-sidede puhul kui TX-sidede puhul, et side võiks olla lühikene, et eriti kui tahta seal viimase piiri pealt saada kätte mõnda sidet, siis sellega tegelikult tasub päris operatiivne nagu olla. Sidede salvestamine on hea mõte, kas siis diktofoniga, mobiili peale, mingi arvutiprogrammiga, kui arvuti juba nii komplektis peaks olemas olema. Ja see oleks ka hästi lahe. Tarkvaralide koha pealt, et selleks, et saada teada, kus kohas satelliit on ja kus kohas ta umbes liigub, selle jaoks on hästi palju programme olemas, veebilehti olemas, arvutitele, nutitelefonidele. See märksõna, mille kaudu otsida siis, et amateur radio satellite prediction, midagi sellist. Ja siis natuke detailsemat infot, millega saab ju ka planeerida ülelende võib-olla detailsemalt ja kus on nagu hästi palju infot, ja mis ka juhivad enamasti siis riistvara juba. 3 tükki toon välja, millest need 2 esimest on võib-olla, mis on natukene tõsiselt võetavamad hetkel. Orbitron on küll väga vinge programm, aga teda ei ole, ma arvan, 10+ aastat arendatud ja ei tea, mis temast tulevikus saab. Ja siis on üks ports linke. OMSAT on see organisatsioon, kes veab enamikke amatöörraadio satelliitide nendega seotud tegevusi maailmas. Ja OMSAT-i veebilehel on siis võimalik ka saada väga mitut infot selle kohta, et millised satelliidid üldse olemas on, missugused aktiivsed on. See sama aktiivsuse info näiteks on sellel lehel, klikata korraks sinna hiljem. Siis ennustus mingi konkreetse koha jaoks, mingi satelliidi jaoks, millal on ülelennud. Ülelennu enda kohta saab ka siit selliselt lehelt infot, võib-olla paljud teist on kasutanud seda, et vaata iriidiumisähvatusi või mingisuguseid erinevaid muid asju, kus kohas asub kuu taevas või. Siis transponderite andmebaas on raadioamatöör Mike Ruprecht, TK3 Whisky November, üks sakslane, kelle kohta Vilja ütles, kes on peaaegu kõikidele kuupsatelliitile teinud dekooderid ise omal algatusel. Ka Estcube'i jaoks tegi ta väga hea dekooderi. Siis online logi, aga see on selline logi, kus antakse sidest enamasti teada, et selline side lihtsalt toimus, aga see ei ole siis nagu ütleme side kinnitus otseselt või nagu QSL-kaardi nagu efektiivsega. See on pigem selleks, et näha detailsemalt aktiivsust, mis satelliiti peal toimub, kes seal toimetavad. Siis need orbiidielemendid, sellised veebilehelt ja 2 OMSAT-i listi. Siin on niisugune üldisemalt, need on kord nädalas tuleb niisugune infokiri, kus siis räägitakse, mis toimub satelliitide, amatöörraadio satelliitide maailmas.
ja niisugune üldisem vestlus see, kus on väga-väga palju infot, tuleb päevas omajagu kirju, aga seal on ka nii-öelda väga kasulikku operatiivset infi. ISS-i jaoks on oma leht ja selline work-sat.com leht on siis see, kus on tegelikult palju juhendeid inglise keeles, aga niisugused lihtsad lühikesed juhendid, et tee nii ja nii on võimalik siis tegelikult, kuidas siis käsi valgeks saada üsna lihtsalt. Mida tasub tähele panna, et FM-satelliit on võib-olla vähem, aga nad on hästi populaarsed, sest käsijaam on väga paljudel ja kes on neid töötanud, see teavad ka, et see loomaaed, mis seal on eriti nädalavahetustel, on päris kole ja nad on üks kanal, eks, nii et seal side saamine seal võib olla ka mõningane väljakutse. Ja kui on lineaartransponder, siis satelliidil siis saab kasutada enamasti nüüd SSB režiimis telefonisidet, ka telegraafi. Ja ma millegipärast arvan, et kui on väikse võimsusega nii-öelda digisided, et siis need ei ole suisa keelatud seal peal. Seda küll väga harva tehakse. Ma olen selle FO29 otsas olen kuulnud PPSK-d. Ja digisided, neid on siis 3 tükki, mis rohkem või vähem töötavad, millega on võimalik kahepoolset sidet pidada, tõesti pakettside abil, nii et sul on teine on ikkagi inimene, mitte arvuti seal vastas. Ja üks neist on siis see piisat, kus on PPSK, on nii-öelda ka see 10 meetri peal üles ja 2 meetri peal alla. Mõned STR-programmid, mida on kasutatav, mis on kasutatavad võib-olla natukene mugavamalt ka satelliitsidede jaoks, enamasti sellepärast, et neil kipuvad olema mingid pluginad või viisid, mille abil saab seda sama Dopleri kompensatsiooni näiteks sinna külge panna. Et kui sellised võimalused on olemas, siis see teeb elu kohe palju ilusamaks. Ja selle sama PPSK sidede jaoks, päris tavaline digipani, võib-olla ma ei tea, kas teist keegi on kasutanud, aga neid PPSK programme on ju palju, aga enamus neist nad ei oska ükski Dopleri kompensatsiooni teha. Et sellel on siis tehtud selline teine programmikene lisaks, mis siis hoiab sageduse nii-öelda paigas, et see ära ei triiviks. Ja mina näiteks kasutan Audacityt arvutis audio salvestamiseks, et sellega on ka vabavaraline asi, millega on võimalik ka pärast üsna mugavalt lõikuda asja ja kohe MP3-ks teha või mingiks muusse formaati teha. See osa. et kui te satelliitsidesid peate, et saatke kas tavaline kaart või Logbook of the World, Lotvi kinnitus või ka EGOSL jaama. Et paljud satelliidisidetajad kasutavad neid mõlemaid ja oleksid väga õnnelikud, kui Eesti ruudud kipuvad olema vähemalt osad äärmiselt haruldased ja nõutud. Et me oleme selline asustamata maa siin. Ja tegelikult on jah, et mida ma ise EGOSL-ist näiteks näen, et tihti peale mulle tulevad, kui ma olen sidet pidanud, siis tulevad kinnitused ja seal on valed sagedusalad mõne koha peal, et ei ole mitte satelliitside, vaid troposide ja nii edasi, eks, et on tehtud seal näpukad nii-öelda. Aga logiprogrammides, kui teil on, mis automaatselt näiteks EGOSL-i infot saadavad, seal on enamasti võimalik ka satelliitside spetsifitseerida. Ja Lotvi baasil on siis võimalik ka see VUCC programmis on satelliidi versioon ka olemas, mis on siis 100 ruutu. Sarnane nagu 2 meetri ja vist ka 70 sentimeetri ala või 6 meetri oma on küll seal. Ja EGOSL-is ka. Üks näide nagu siis sellest, et mis on minu siis praegune selline saak, mis ei ole võib-olla päris kõige viimane, aga praktiliselt nagu see on eelmise aasta oktoobri seisuga. Et punased on need, mis on kinnitatud. Sinised on töötatud ruudud ja punased on kinnitatud ruudud. Selle kaardi joonistamiseks seda võib kuluda keegi võib huvi tunda ka näiteks troposidede jaoks või meteorisidede jaoks on selliselt lehelt saab ühe programmi, mis tegelikult päris hästi genereeriks üksi kaarte vabalt valitud
nii-öelda parameetrite põhjal. Ma arvan, et seda asjandust me ei räägi, ühesõnaga jah, see TX-sided või ülikauged sided enamasti leiavad aset siis, kui satelliit on 1 kraadi kõrgusel horisondist või madalamal ja kus siis saab neid nii-öelda maksimume, noh, meie jaoks Jaapan ja USA näiteks on sellised, kaugemale hetkel ei saa. Ja nüüd tänase kohta. Kell 12.17 on üks ports ülelendusid, see on G-Predict nimeline programm, mis siis näitab, see aeg on siin, see 12.17, selle ajajoon on siin ja siis on erinevad satelliidid, mis üle horisondi tulevad sellel ajal järjest. SO50 ülelend on siin all, see näeb selline välja, et lõuna on siin, lääs on siin ja see niit on keskel. Ja neid satelliite on siis õige mitmeid, mis tulevad. Jah, et ma ei näe siit hästi, kumba pidi ta tuleb, kas ta tuleb siit poolt siia, nii pidi vist tuleb, eks. Ja. Aga on veel AO7 on seal tulemas see hiinlane, mis alla kukub ja FunCube'i ja FO29 samamoodi. Ja see on siis 1352 on see, siin on see rodu, need XV-d olid need hiinlased, need tuleb siis terve rodu ja SO50 tuleb ka rohkemaid, FO29 enam ei ole. Nii, aga sellega ma lõpetaksin. Kas on küsimusi? Kui ma õieti nüüd aru sain, eks ole, kui ma kiiresti lasid seal läbi, tähendab see töötamise aeg on 10 minutit? Jah, nendel hästi madalatel satelliitel on umbes 10 minutit, AO7 on 20 pluss minutit. Et kahjuks... Aga kuna tuleb välja satelliit... Natuke 15 pluss on. Aga kuna nad lasavad uuesti tagasi selle satelliidi, millega ma sain pool päeva tööd? Ma ei rääkinud ekstra sellest, et tegelikult on sakslastel olemas, Saksa Amsatil on olemas nii-öelda faas 3 satelliit. Faas 3 siis tähendab seda, et see on elliptilisel orbiidil, mille apogee on näiteks 40 000 kilomeetrit. Ja see siis on niimoodi, kui ta on apogees, siis ta on seal mitu tundi või pool päeva on ta ühes kohas taevas. Et antenni ei pea pöörama, piltlikult öeldes. Aga sellisele orbiidile saatmine maksab ja mitte vähe. Aga selline satelliit oli meil üle? Jah, aga see suri ära, A40. Sellel on tehtud asend, jah, et ei, see ei ole see on geostatsionaarne, millest Karmo räägib. Jah, et selle maksavad saudid kinni. Jah, et aga see, jah, selline hästi elliptilisel orbiidil satelliit on maa peal olemas, aga selle üles saatmiseks raha ei ole. Te kõik saate panustada sellesse, et see raha leitakse, et see raha tekiks, sest tegelikult korrendus käib juba mitu aastat ja satelliit on valmis. Ühesõnaga stardiraha on vaja. Umbes 500 000 eurot.